Uus jalgpallihooaeg on algamas. Millised eesmärgid, plaanid on Heliosel eeloleval jalgpallihooajal? Kui rääkida Heliose esindusmeeskonnast, mis mängib 4. liigas, siis on see aasta kindlasti eesmärgiks tõusmine 3. liigasse. Et vähem aga ei tahaks leppida. On see keeruline? Seda näitab pikk hooaeg, et ilmselt oma murekohad on, aga ma loodan, et kõik läheb nagu kõige paremini. Kuidas meeskond nüüd komplekteeritud on? Ütleme nii, et põhi 11 meest on päris okei sats, et peaks kvaliteeti olema piisavalt, et võita kõiki võistkondi oma liigas. Samas nüüd, kui on suvemängud ja palju rahvast on ära, siis pink ei ole nii tugev, ütleme nii, et pingil on seda kvaliteeti natuke vähem ja võib tekkida mõningaid raskusi, aga eks hooaeg näitab, et ettevalmistanud oleme korralikult nii palju kui saalis nagu valmistada saab, et oleme treeninud ka Põlvas ja siin Rõuges, et loodame parimat. Võistlusse ei lähe ainult täiskasvanud lapsed ka? Jah, et meil on see aasta väljas on rekordiline arv võistkondi noortes. Uue sellise arenguna on meil välja pandud ka tüdrukute võistkond rahvaliigasse, et naiskonda või sellist meil ei ole kunagi varem olnud, et nüüd proovime sellega ka, et hea meel ongi, et meil on mitu tüdrukute gruppi, toimuvad treeningud, et lisaks poistele proovime alustada ka sellise tõsisema tööga tüdrukutega. Kuidas jalgpall praegu Võrus üldse elab? Jalgpall, ma arvan, et elab praegu hästi. Et ainuke suur puudujääk ongi see kunstmuru kattega väljak ja tuuled siiski puhuvad pigem selles suunas, et see ka tuleb, et siis võiks hakata päris tõsiselt kohe jalgpalliga tööd tegema ja selle eesmärgiga, et ta kõige kõrgemasse tippu Võrus viia. Mis see tähendab kõige kõrgemasse tippu? No minimaalne eesmärk on siiski esiliiga ja heade õnnestumiste korral ma olen ka varem maininud, et see võib tunduda utoopiline, aga meistriliiga oleks siiski selline kõige eesmärk. Kui kaugel selle kunstmuruväljaku rajamine siis omadega on? Et on projekt kuskile esitatud juba või? No praegu on tehtud ainult eskiis ja on olemas sellised suusõnalised kokkulepped. Aga pigem ma näen nagu asja positiivses valguses. On ka enam-vähem teada, et millal siis võiks valmis saada? No seda nüüd täpselt ei tea, aga ma loodan, et selle aasta sees jõuab ehitamisega alustada. Kui läheb hästi kõik. Millest see sõltub siis? Eks ta sõltubki nüüd siin paberimajandusest palju, et kuidas sellega looda. Ja üldiselt nagu mingid kokkulepped ja mingid põhimõtted, kuidas seda teha, on nagu juba olemas. Et kui kõik läheb hästi ja kõik jookseb, siis peaks see aasta äkki saama alustada vähemalt. Loodame see aasta näha hulganisti rahvastribüünidel, mitte ainult meestemängul, ka noortemängudel. Kus mängud toimuma hakkavad? Kodumängud 4. liiga toimuvad Väimelas. Ja kindlasti mõned mängud proovime tuua ka siia spordikeskuse staadionile, et pidada selliseid suuremat sorti perepäevi, kus on noortemängud ja meeskonnamäng koos.